Tere päevast, mina olen siis Mari Kalvin ja Eesti Haigekassast ehk siis tulevikus Tervisekassa tervitab teid. Ma teen sellise hästi põgusa kiire ülevaate, et ma väga ei süübi. Kõigil pärast võite mul tulla küsima veel eraldi täpsustada, et kõik need teenused, mis on hetkel, et oluline on, et need ka nii-öelda inimesteni jõuaksid. Esimesena ma räägiksingi siis tasuta hambaravist erivajadustega inimestele. Kellele see mõeldud on, ongi siis mõeldud neile inimestele, kes ise ei suuda oma hammaste hügieeni eest hoolitseda. Sellega on tulnud hästi palju küsimusi, et mis see tähendab, et ise ei suuda. Reaalselt tõesti seal on, seaduses on kirjas, et adekvaatse juhendamine peab olema tehtud ja kui see peale seda ka ei suuda, et siis ta kuulub sihtrühma. Mis see adekvaatne juhendamine on, et seda võib ka väga erinevalt mõista. Aga suures laias laastus me eeldame, et see on see, et te olete seletanud, ette näidanud, koos teinud ja järjepidevalt juhendanud ja ikka inimene ei suuda oma hammaste hügieeni eest hoolt kanda, siis see näitab, et ta on selle tasuta hambaravi sihtrühmas olev inimene. Ja selle õiguse ei määra mitte hambaarst, vaid selle õiguse määrab kas perearst või määrab siis eriarst. Tavaliselt on see siis psühhiaater see eriarstiks või võib olla ka neuroloog või ükskõik keegi, kes on selle inimese põhiline tervisejälgija peaks olema, aga kindlasti mitte hambaarst. Ja kindlasti ei peaks olema teie kui tegevusjuhendaja või teenusepakkuja, kes seda hakkab hindama, kui teie näete seda vajadust ja olete proovinud siis seletada ja juhendada ja kõik võimalikud meetodid selle jaoks ära kasutanud, et see inimene suudaks oma hambaid pesta ja üldse suuhügieeni eest hoolitseda ja ikka ei ole seal mingit tulemust, et siis te peaksite pöörduma kas perearsti või eriarsti poole ja arutama seda selle arstiga. On tulnud ka tagasiside, et arstid nagu kardavad seda määrata, et siis soovitage arstidel kindlasti pöörduda oma usaldusarsti poole, et igal Eesti arstil on olemas Haigekassa poolt kontaktisik ehk tema usaldusarst. Ehk siis nemad toetavad nende otsuste tegemisel ka ja see on arsti otsus ja kui see on tehtud, siis määratakse inimesele eluks ajaks. Ehk kui nüüd teie teenuse oleku ajal on temal määratud see kood sinna terviselukku, siis see on sellel inimesel tõesti eluaeg seal olemas. Seda ära talt iseenesest niisama võtta ei saa, et siis peaks tekkima seal mingi lahendus juba, ma ei tea, kohtulahendus või nii, et millal see kood siis sealt ära võetakse. Et kui on tõesti väga vale hinnang olnud sellele inimesele, siis pigem on see nüüd arsti vastutus, mitte teie kui teenuse osutaja vastutus või inimese enda vastutus, vaid siis see vastutuskese pigem läheb tervishoidu ja selle arsti, kes selle määras. Aga inimene ise või teie kui selle inimese tugiisik või tegevusjuhendaja näete seda, kas sellel inimesel on määratud see kood eesti.ee-st. Seal on olemas rühmiti tervishoid, tervishoiu all on hambaravi ja seal on hambaravi all on, te näete, palju teil on kasutada seda riiklikku soodustust ja siis kui on ka määratud see elupuhune hambaravi, siis on sinna kirjutatud, et on määratud tasuta hambaravi. Kui teil on määratud 85%, siis siin on ka see kirjutatud ja siis te näete jooksvalt sealt ka oma jääke ka, kõik inimesed näevad ka oma 140 € jääki sealt ka. Et selline üldine seletus veel juurde. Siis mis need kriteeriumid on üldiselt? Et leib selline kuuldus, et kindlasti peab olema raske ja sügava puudega inimene. Ei pea olema. Seda tegelikult ei ole seaduses meil kirjas, et seal peab olema kas raske või sügava puudega. Oluliseks on, seal on kaks põhi seda, on ka siis psüühikahäire, mille alla kuulub ka siis intellektipuu, autism ja dementsus. Siin meil on ära määratud mingid diagnoosid, aga on samas ka jäetud igale poole lahtiseks muud rasked psüühilised kõrvalekalded. Ehk siis see on jälle see, et inimesed on niivõrd erinevad ja nende võimekus on niivõrd erinev, et see on puhtalt siis isiksuse põhine otsus ja arsti otsus. Ja samamoodi füüsilised, et ei ole öeldud, et ainult jäseme puudulikkuse koha pealt, et ta ei suuda lihtsalt millegiga seda hambaharja suhu panna, vaid see võib olla ükskõik milline füüsiline puue, mis takistab tal suuhügieeni eest hoolitseda.
Nii, ja mis on teie natukene selline vastutus või kui teie juures on teenusel inimene ja tal on seda hambaravi vaja, siis see aja broneerimine, mis on saanud väga palju ka takistuseks. Et kui te helistate hambaarsti juurde ja tahate oma kliendile aega broneerida, siis te peaksite suutma kirjeldada oma klienti. Sellepärast, et hambaarst selle põhjal planeerib aja. Kuna ilmselgelt need klientidel läheb pikem aeg selle hambaarsti juures kui meil, siis sellega ta peab arvestama. Ja tavalised küsimused on sellised, et mida nad ei küsi diagnoosi üldjuhul hambaarstid, vaid nad küsivad selliseid lihtsaid küsimusi, et kas ta suudab pikali olla, kas ta suudab ühes asendis olla, mis on tema muud iseärasusest ka, siin on tekkinud ka selliseid naljakaid olukordi, et kas ta sõimab mind või mingeid selliseid huvitavaid küsimusi juurde sinna tuleb, et te vähemalt peaksite suutma seda klienti mingil määral kirjeldada, kuidas ta võiks hambaravitoolis olla. Nii. Ja sellist puude kohta üldist infot ka. Mul ei ole siia statistikat välja toodud, aga nendest slaid ma homme saadan ja siis need, mis teie juba hiljem saate, siis äkki saab sinna statistika ka juurde panna. Sest mul tuli õhtul selline mõte, et ma ütlen mingid umbkaudsed arvud ka teile või tegelikult päris täpsed arvud. Et see on küll praegult on umbes mingi paari nädalase taguse seisuga oli 300 inimest oli määratud juba see kood. Aga ravi on saanud 84 isikut juba. Ja 90 erinevat ravijuhtu on olnud ja keskmine selline ühe ravijuhu maksumus on 35 eurot ja 28 senti, sest see ei ole väga hull. Aga lisaks sellele on veel 4 isikut, kelle siis suud on olnud tõesti väga-väga korrast ära ja siis nendele on siis olnud need ravid päris kallid, et need ravid on seal 1000 kuni 2000 euroni olnud selle 4 isiku ravid. Aga keskmiselt mis me algul kartsime või oli selline väike hirm, et nüüd meeletu suur mass inimesi läheb ja taotleb ja see raviarve juhud ja asjad lähevad niivõrd suureks, et meie prognoosid lähevad nii-öelda lõhki, siis seda tegelikult sündinud ei ole. Et esialgse prognoosi, nagu me jaanuaris seda arutasime, et võiks olla umbes 500 inimest selle nii-öelda märkega või kuidas seda öeldagi, sedasi paha koodiga või et selle õigusega, et tal on õigus saada seda tasuta hambaravi eluaeg, siis hetkel on umbes 300, et siis arenguruumi tegelikult meil on ja tänu sellele siis palun võtke sealt eest neid voldikuid, jagage inimestele ise, jagage tugiisikutele. Ma võtsin terve suure kasti, seal on ka venekeelsed olemas, et see on selline lihtne, ma üritasin seda võimalikult lihtsalt teha, see on koostöös puuetega inimeste kojaga tehtud, et oleks võimalikult lihtne aru saada ja kui tekib lisaküsimusi, siis alati Haigekassa lehekülje pealt on neid võimalus leida ja seal on ka olemas minu kontaktid, helistage ja kirjutage mulle julgelt. Ja kui arstidel tekib probleeme, et nad ei julge või ei saa või ei taha või ei tea, kuidas, siis samamoodi suunake nad kohe Haigekassa poole, et nemad saavad oma vastused sealt. Nii, hambaravi kohta. Küsimusi? Sellel hambaharstil peab olema nii-öelda lasteleping ja tal peab olema märge lastelepingus kirjas, et ta osutab puuetega inimestele hambaravi. Ehk siis põhimõtteliselt tavaline hambaravi, ta läheb arsti juurde, ükskõik millisesse hambaravikabineti, kes on nõus osutama. Me ei saa sundida, ta on selle märke teinud endale, et ta on nõus osutama ja nemad siis osutavad, et põhimõtteliselt. Narkoosiga on eraldi veel, jah, narkoosi alla ei lähe ja sinna alla ka ei lähe siis nii-öelda suukirurgia ehk siis implantaadid ja nüüd see sõna breketid ja need on täiesti eraldi asjad ja aga puhtalt ainult hambaravi läheb selle alla, selline tavaline igapäevane hambaravi. Mida ma tahtsin öelda, et me oleme nüüd koolitanud üle Eesti, on 6 koolitust äkki juba toimunud, hambaarste
Eesti Puuetega Inimeste Kojaga koostöös, et nad saavad kõik hambaarstid, kes on nõus ja hambaarsti õed ja muu personal sellest hambaravi kabinetist, kes on nõus osutama puuetega inimeste hambaravi, nad saavad sellise terve pikapäevase koolituse, kus neile räägitakse erinevatest puuetest ja kuidas mõni erinevaid situatsioone, kuidas mõni inimene võib käituda, et kõik oma eriala spetsialistid käivad ja räägivad neile siis, milline võib üks puuetega inimene olla hambaravitoolis. Et väga põnev ja kõik siiamaani kõik hambaarstid, kes seal on osalenud üle Eesti, on nagu väga rahul sellega olnud ja on saanud julgust juurde. Sest see jaanuar, kui see teenuse välja tuli, siis jaanuaris meil tekkis see, et meil oli nii vähe hambaarste, kes julgesid. Nii-öelda reaalselt me võtsime telefonitoru ja hakkasin Tallinnas järjest helistama, et kas te osutaksite, kas te võtaksite mu lapse sinna hambaravisse ja nii edasi. Et sealt tuli alguses tõesti väga palju eitavaid vastuseid, aga kui nüüd juba täna teha seda, siis ma arvan, et pole enam probleemi leidma seda asutust, kes oleks nõus erivajadusega inimesele hambaravi pakkuma. Veel küsimusi? Tänan, aga küsimus siis, et kuidas on ligipääsetavusega nendes hambaravikohtades, mis on öelnud, et nad on valmis puuetega inimestele tegema? Sest minul on ühe kliendi puhul nagu tagasiside, et oleks küll võimalik, ta on ise ennast üles andnud, aga tegelikkuses selgus, et see on mingi 3. korrus ja lifti ei mahu üldse mitte kõik ratastoolid. See on üks osa küsimusest. Ja, me oleme sellest rääkinud ka erinevate hambaarstidega ja hambaarsti liiduga ja et siis, kui te aega broneerite, siis te peate, kui on ratastoolis inimene või on üldse lamav, et siis te peate kindlasti seda üle küsima, kas on see asutus ligipääsetavus. Osad asutused on ja nad on selle jaoks hetkel ka ümberkorraldusi teinud, et nad oleksid ligipääsetavad, aga kindlasti kõik veel ei ole. Et see ongi nüüd see aja broneerimise koha peal, kui te helistate sinna, siis te peaksite selle kindlasti järgi uurima, kas see on üldsegi ligipääsetav. Aga väga paljud hambaarstid näevad selle või hambaarsti kabinetid näevad selle nimel vaeva, et nad teha oma kabinetid ligipääsetavaks. Väga kena. Aga teine küsimus, et ikkagi narkoosi all, kas seda ka kompenseeritakse? Ja, narkoosi all hambaravi on ju siiamaani olnud tegelikult kompenseeritud juba. Et selles suhtes ja seda osutavad Tartu, Tallinnas, Ida-Tallinn äkki oli. Kui te võtate haigekassa lehekülje pealt lahti selle kaardi ja panete sinna hambaravi sisse, kas siis tasuta või narkoosis, siis te näete kohe üle Eesti need kohad, kellel on lepingud ja kes osutavad. Et kasutage haigekassa lehekülge ja seal on olemas arstiabi sinu lähedal, panete sisse teenuse, seal kohe annab teile valikusse ja sealt saate valida ja te näete kõik hambaravi kabinetid, millist teenust kuskil osutatakse. Minu teada narkoosis hambaravi oli isegi üle 6 asutuse, kes osutab üle Eesti. Et see on selline raskendatud, aga nii-öelda kui te elate näiteks Põlvas, ei pruugi olla Põlvas ligidal, et siis peate leidma kas Tartu või ei mäleta, kas siin Paides, Kesk-Eestis oli või olnud. Ma täpselt peast ei mäleta, neid on, aga selleks peab nii-öelda otsima täpselt asutust kahjuks küll hetkel. Sest narkoosis hambaravi on ikkagi läbi sedatsiooni, ehk siis selleks on vaja eraldi narkoosiarsti, et seal oleks juurdepääs ja samamoodi, kui osutatakse narkoosis hambaravi, peab olema elustusvahendid kõrval, ehk siis seda saab osutada ainult see asutus, kellel on kuskil arstikabinet kõrval olemas ja kus on siis sellel ajal olemas inimene, kes viib läbi elustamist. Kas ma vastasin teie küsimusele? Tuleb veel küsimusi hambaravi kohta? Ei. Siis teiseks teemaks on selline põgus ülevaade hetkeks üld- või erihoolekande elanike gripivastane vaktsineerimine. Ma loodan, et kõik teie hoolealused on tänaseks päevaks vaktsineeritud või siis on vähemalt mõne perearstiga juba kokkulepped olemas, et kohe-kohe vaktsineerite ja vaktsiinid on juba tellitud. Et kogu see protsess ongi nii-öelda hoolekandeasutuse ja perearsti vaheline koostöö. Seda ei saa kohustada, et nüüd see on ainult perearsti vastutus või et see on ainult hoolekandeasutuse vastutus. See on teie koostöö. Teil on olemas kliendid, kes vajavad seda vaktsiini enda tervise kaitseks ja ka teie tervise kaitseks. Ja perearstil on siis nii-öelda võimalus tulla ja vaktsineerida. Ehk siis te peaksite kuidagi leidma selle ühistee selle perearstiga.
Teile ei lähe see midagi maksma iseenesest otseselt teie eelarvest ja ei lähe see maksma ka perearstile mitte midagi, sest see on kõik Eesti Haigekassa poolt kinni makstud. On kinni makstud vaktsiin, mida perearst tellib ja perearst saab selle eest veel lisaraha, et ta tuleb, teeb selle süsti. Iga süst on temale tasutud. Mitte et teie juurde sõitmine või nii, vaid konkreetselt iga süst. Kui ta tuleb, süstib teie juures 10 klienti, siis ta saab 10 süsti raha. Ehk siis ta ei tee seda tasuta nagu kliendile, vaid tema saab selle eest ka raha, tema esitab arve Eesti Haigekassale. Nii, veel gripivaktsiin. Vaktsiin on siis 4-valentne, see aasta üldjuhul Eestis on kõik 4-valentsed, mis tulevad. Perearst peab esitama tellimuse ja sellepärast ma rõhutangi seda, et hetkel Terviseametiga sai kokku lepitud, et me pikendasime seda aega, oktoobri lõpuni saab tellimusi esitada. Et kindlasti, kellel on veel vaktsineerimata, leidke mõni perearst, tore, kes tuleb ja vaktsineerib kõik ära, et saaks vähemalt tellimuse ära esitada enne oktoobri lõppu. Sellepärast, et vaktsiin on tellitud meil 9000 ja hetke tänase seisuga on 8000, natukene juba üle 8000 välja võetud. Ehk siis enamus peaks olema vähemalt tellinud ära oma vaktsiinid iseenesest, kas ta on vaktsineeritud või mitte. Seda me hetkel veel kõike öelda ei oska. Kui teil kliendid vahetuvad ja tekib selline olukord, et näiteks 10. novembril on teil uus klient, kes soovib ka vaktsineerida, siis see ei ole keelatud. Me jätame sellise pisikese lõtke sinna lõppu, et on võimalus need üksikud kliendid ka hiljem ära vaktsineerida. Kindlasti ei ole mõtet enam vaktsineerida detsembris, siis see vaktsiini efektiivsus on lihtsalt niivõrd väike, et sellest ei ole kasu enam. Et sellepärast viimane tärnin on selline 30 november, 30 päeva vist novembris. Et 30 november oleks selline tõesti viimane tärnin, millal võiks olla kõik vaktsineeritud juba. Vaktsineerimise kohta küsimusi. On kõik vaktsineeritud? Tublid. Vastuseisu ei ole, siis ma eeldan, et kõik on tublid. Aga kui kellelgi on mingid korralduslikke küsimusi veel selle vaktsineerimise või siis puuetega inimeste hambaravi kohta, siis kindlasti pöörduge minu poole julgelt, et olen kättesaadav Haigekassas nendel teemadel. Aitäh teile! Et nende slaidide peal on Mari ja ka meie varasemate Tervise Arengu Instituudi tüdrukute kontaktid ja asjad, et te saate sealt ka neid vaadata, kui teil on nendel teemadel küsimusi, mis on täna siin kajastatud ja te arvate, et nii Mari või Aljona või siis Peti-Maria saaks vastata julgelt, pöörduge, et teile saab see info kõik kättesaadavaks. Nii, aga nüüd on meil jäänud asjad, mis on seotud erihoolekande teemade ja aktuaalsete küsimustega ja siiski on nüüd see teema, et Helen saab kohe rääkida rahast. Pange nüüd ennast valmis. Näitasin päeva alguses teile pilti eelmiste aastate kohta ja selle aasta kohta. Ja mis juhtus sel aastal oli see, et tõepoolest meie valdkonna eelarve kasvas hüppeliselt. Ja see tähendas seda, et me saime tegelikult eelmise ja selle aasta vahel, sellel perioodil, tõsta teenuste hindu keskmiselt 12%. Kohtumääruse alusel teenuse hind tõusis 62%. Ehk et tegelikult need hinnatõusud on olnud päris märkimisväärsed. Ja alates eelmise aasta teisest kvartalist oleme me tegelikult lubanud juurde rahastada, luua ka neid teenusekohti, mis on olnud vajalik luua. See tähendab seda, et kui meil on olnud vaba teenusekoht, on olnud ka teenusele soovija, kõik klapib, siis me oleme saanud selle inimesega teenusele suunata. Ja me oleme seda pidu nüüd nautinud 1,5 aastat ja me oleme teinud igal aastal Vabariigi Valitsusele riigieelarve strateegiasse eelarve lisataotlusi.
ja need on alati olnud nüüd viimased aastad selle loogikaga. Esiteks, me tahame jõuda tõesti, eesmärgiks oleme pannud, et me jõuame õendustöötajate töötasuni tegevusjuhendajatel aastaks 2023 95% õendustöötajate töötasust peaks saama. See on meie selline põhitees olnud, see on meil Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga kokku lepitud ja sellega me edasi läheme. Ja loomulikult, nagu te teate, siis me ju tegime ka erihoolekandeteenustele kulumudelid. Me oleme kogu selle kalkulatsiooni sinna sisse arvestanud ja iga aasta me järjepidevalt läheme oma taotlusega välja, põhjendame. Ja eelmine aasta läkski meil väga hästi, sest me saimegi suuresti raha juurde, saime ka päeva nädalahoiule eraldi raha juurde ja alates sellest aastast me saime juurde 900 000 eurot selleks, et me saaksime inimeste üldhooldusteenuste kulusid katta, nende inimeste, kes on eakad ja kes enam erihoolekandeteenust ei vaja, kuid kes on enne 2001. aastat olnud siis erihoolekandeteenuse osutaja juurde sisse kirjutatud. Ja kui me sel aastal alguses tegime lisataotluse, läksime samamoodi, samade loogikatega edasi ja nüüd septembris saime siis teada, kui palju me järgmises aastas lisavahendeid saime. Ja siin nüüd see slaid näitab seda, kui palju me siis saime juurde, mille üle mul on hea meel, aga me saime tegelikult mitte üldse väga palju. Meie kinnitatud eelarve järgmisel aastal on pea 37 miljonit ja sellele tulevad lisaks veel 600 000 eurot, mis me saime nüüd Vabariigi Valitsuselt otsusega. Ja kuhu see või mis selle raha mõte on, miks me just selle numbri saime? See on sellepärast, et me kalkuleerisime varasemalt juba sel aastal, kui palju moodustab teenuste hinnast või üldse erihoolekande eelarvest tegevusjuhendajate palgakomponent. Ja selle pealt arvutati 2,5%. Ja valitsuse otsusega saimegi me nüüd tegelikult juurde seesama 600 000 eurot selleks, et me saaksime sotsiaalvaldkonna töötajate ehk siis tegevusjuhendajate töötasusid tõsta järgmisel aastal 2,5%. Ja mida see tähendab siis teenuste hindades? Ma räägin siin tegelikult natukene ennatlikult täna. Sest et nagu te teate, siis erihoolekande teenuste hinnad kinnitatakse ministri määrusega. Ministri määrus ei ole veel täna valmis. Me oleme andnud nüüd seda informatsiooni omades sellesse sisendi ja on enam kui tõenäoline, et Sotsiaalministeerium võtab seda meie sisendit määruse muudatuse ettevalmistamisel arvesse, kuid sinna võivad tulla veel mingisugused muudatused. Nii et ma küll näitan seda pilti, kuid lõpliku kindluse uute hindade osas saame alles anda tegelikult arvatavasti detsembris. Kui kõik määruse muudatuse kooskõlastamised on tehtud ja määrus on kindel, allkirja saanud. Aga kui me neid uusi teenuse hindu kalkuleerisime, siis me võtsimegi tegelikult arvesse selle info, mis meil olemas on. Ehk siis aluseks oli tegevusjuhendajate töötasu. Igal teenusel on tegevusjuhendajate töötasu natukene erineva suurusega. See tähendab seda, et teenuse hinnast moodustab see natukene erineva protsendi. Mõnel on see enamus teenuse hinnast, mõnel on see natukene vähem. Ja kust me need protsendid ja numbrid võtsime? Ikka sellest samast kulumudelist, mida te aitasite meil 2017. aastal teha. Ja sellest tuligi nüüd siis välja meie uued hinnad, mis te näete, et tegelikult järgmise aasta vaates on kõige rohkem 2% tõusmas. Ja ongi sellepärast tõusmas, et meil ei ole lihtsalt rohkem raha, et hindu tõsta. Ja kui te näete selle tabeli alla, siis sinna ma olen kirjutanud juurde, et tõstmata jäävad meil 2 hinda. Üks on päeva nädalahoiuteenuse hind.
see on seetõttu, et kui see teenus sai hinna eelmisel aastal ja sel aastal ka tegelikult hinnatõusu, siis me juba võtsime selle nii-öelda kulupõhise hinna. Ja seetõttu me jätsime selle hinna muutmata. Sama põhjusel jätsime hinna tõstmata ka autistide ööpäevaringse erihooldusteenuse hinna. Just sellepärast, et need on tõesti kulupõhised hinnad. Kõikide teiste hindadega on see lugu, et need jäävad veel kulumudelile alla. Päris mitukümmend protsenti. Ja seetõttu me tegime sellise otsuse, et 2 teenuse hinda jäävad tõstmata, ülejäänud saavad siis tillukese tõusu. Aga ma rõhutan siinkohal, et see ei ole veel päris lõplik tõde. Ma näen, et te juba pildistate. No pildistage. Aga tõepoolest, et siin võib veel mingisuguseid muudatusi tulla. Kuna tõesti määrus ei ole veel isegi kooskõlastusringile jõudnud. Ja mis veel? Ma tean, et on olnud just ööpäevaringsete teenuse osutajatega meil tegelikult mitmeid aastaid teemaks see, et kas te tõstate seda omaosaluse hüvitamist või mitte. See on tegelikult nüüd mitu aastat olnud ühel paigal. Ja täna veel ei ole päris kindel, kas ja kui palju seda tõusu tuleb. Nagu te teate, siis omaosalus ei ole seotud mitte ministri määrusega, vaid riigieelarve seadusega, mida pannakse praegu kokku. Ja selleks, et me saaksime üldse kaaluda omaosaluse hinna tõstmist, siis see tähendab uusi kalkulatsioone. Ja see tähendab seda, et see võtab meil natukene aega. Aga niipea, kui me saame targemaks, siis me teiega seda tarkust jagame. Aga selle teema lõpetuseks, et mul ei ole mõtet tõesti neid numbreid kõike hakata teiega läbi käima, aga on üks sõnum, mida ma tahan teiega täna jagada, mida ma kindlasti teile ka kirjutan, sest kõik ei ole täna siin saalis. Aga võttes nüüd arvesse seda eelarvepilti, mis meil on, võttes arvesse seda, kui palju inimesi meil teenustel on, võttes arvesse seda, kui palju teenuskohti meil täidetud on, siis juba praegu näitavad 2020 ehk siis järgmise aasta eelarve kalkulatsioonid seda, et me ei saa juurde luua uusi kohti, mis ei ole seotud ERF meetmega. Ehk et meil on teada täpselt, kui palju peaks meil Euroopa Regionaalarengu Fondist tulema teenuskohti järgmiste aastate jooksul juurde. See info on olemas ja seda me teame ja neid kohti, uusi juurde tulevaid kohti me saame rahastada. Lisaks saame me rahastada mõned päeva nädalahoiuteenuse kohad, kuid ülejäänud kohtade, uute kohtade rahastamiseks meil lihtsalt vahendeid enam ei ole. Ja see on selle tõttu, et meil on juba niivõrd palju inimesi teenusel, et see sama 37 miljonit eurot, mis meil on tegelikult juba kõik planeeritud järgmise aasta vaates. Ja miks ma seda täna teile räägin? Räägin teile sellepärast, et iga kohustus, mis me juurde võtame, juba täna avaldab ju mõju ka järgmisel aastal. Ja me ei saa endale järgmise aasta vaates kohustusi juurde võtta, kui need, mis meil täna on ja need ERF-i kohad. Ja seetõttu ütlengi ma teile täna, et me jääme selle sama mahu juurde, mis meil täna on teenuskohtade osas, ehk siis natukene üle 7000 koha, lisaks ERF-i kohad, mis tulevad juurde, aga ülejäänud lisakohad, mis te olete plaaninud juurde luua, neid me rahastada ei saa. Meilt on varasemalt mõned teenuseosutajad küsinud, kes on plaaninud juurde luua kogukonnas elamise teenuse kohti, kellele me oleme andnud kirjaliku jah ja nõusoleku. Jah, need kohad me saame rahastada, aga kõik ülejäänud tõepoolest mitte. Ja seetõttu, et mitte teie tuju nüüd väga nulli viia, ma väga ärgitan teid, et te tõesti võtaksite ühendust kohalike omavalitsustega, kes võiksid meil sellesse isikukesksesse erihoolekande pilooti tulla. Sest et see raha, mida me seal siis nii-öelda jagame kohalikele omavalitsustele, ei ole sõltuvuses
sellest riigieelarvest, kus me täna teenuse raha jagame. Ehk et kui teil on olnud näiteks laienemise mõtteid, soovite teenuskohti juurde luua, teil on indu, teil on tahtmist, siis võtke julgelt tõepoolest ühendust kohalike omavalitsustega, tehke nendega koostööd ja te saate läbi selle oma kas asutuse tegevuse laiendamisega siis tegeleda. Aga meie teenuste vaates on pilt küll praegu selline. On teil selle teemaga küsimusi? Oota, üks hetk. Ole kena, võta mikrofon ka. Me ei tea päris täpselt, mis peale 2020 saab. Sa mõtled eelarve vaates või? Ma mõtlen nüüd tegelikult toon siia selle pikaajalise kaitstud töö siis, et kui see ei jätku näiteks, siis nii mõnigi nendest inimestest võiks suunduda tagasi ju töötamise toetamise teenuse peale. Et kas neil on üldse koht, kuhu minna? Väga hea küsimus. Aitäh selle eest. Sellega on see lugu. Et alati, kui me teeme uue piloodi, uue projekti ja me saame vahendeid, siis meil on alati plaan B ka olemas. Ja plaan B saab meie puhul olla ainult see, et me taotleme lisavahendeid riigieelarve strateegiast. Ja kõik need inimesed, kes täna on pikaajalise kaitstud teenusel või kes on tulevad sellesse samasse isikukesksesse erihoolekande pilooti, siis nende puhul me oleme juba tegelikult nii 21., 22., 23. aasta eelarve prognoosi sisse arvestanud ja lisavahendite vajadustesse sisse arvestanud, et meil on vaja nende inimeste abistamiseks ka jätkuvalt raha. Aga kuna meie eelarve aasta jookseb täpselt niimoodi ja meie teadmised, et me elame 1 aasta korraga, et siis praegu mina ei saa anda seda kindlust, et kõik need inimesed, kes täna on nendel pilootprojektides, et saavad ilmtingimata jätkata. Mis me oleme seadusandlikul tasandil teinud? Oleme selle teinud, et me oleme järjekordade määrusesse sisse kirjutanud selle sätte, et kõik need inimesed, kes on mõnes projektis, needsamad inimesed siis, kui neil ei ole kohe pakkuda teenuskohta peale projekti lõppu, siis nad saavad vähemalt eelisjärjekorda tulla. Et kui see isikukeskse erihoolekande piloteerimise lõpp oli nüüd 2018 aastal, siis muidugi meil ei olnud seal väga palju inimesi teenusel, siis nemad läksid meil kenasti tegelikult, said ilusasti liikuda erihoolekande teenustele edasi, aga ma ei saa kindlust anda nüüd järgnevate aastate suhtes, et kas me saame seda teha või mitte. Sest tõesti, selle riigieelarve lisavahenditega on tõepoolest nii, et me proovime, me püüame koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga ka, aga eks vaatame, mis need riigi prioriteedid saavad olema. Nii et ma ei saa anda kahjuks päris selget kindlust, aga nad on meil meeles. Aga mis puudutab pikaajalise kaitstud teenusesse üldse, siis nagu sa õigesti viitasid, järgmine aasta on meil viimane aasta ja me olemegi nüüd hakanud vaikselt ette valmistama seda, et kas me saame, kuidas ja kas me saame selle teenusega edasi minna, kas ta peaks samasuguselt edasi minema, kas ta peaks üldse edasi minema, võib-olla ta ei peaks üldse Sotsiaalkindlustusameti juures olema, et need mõtted meil juba peas mõlguvad ka. Nii, on veel küsimusi? Ja üks küsimus siitpoolt, et kas on juba teada, mille poolest või kas see täiendav isikupõhise erihoolekande projekt, mis kohe on välja tulemas, et mille poolest see erineb juba nagu eelmisest projektist. Kas seal on mingi erisus ja kas sealt võiks olla abi ka suurema toetusvajadusega nagu puuetega inimeste teenuste rahastamiseks? Sa mõtled raha teemat, Janno, jah? Ikka muidugi. Kui me seda eelarvet tegime, seda isikukeskse erihoolekande süsteemi eelarvet, siis me võtsime loomulikult arvesse selle, millised on tänased teenuste maksumused. Võtsime arvesse nii rehabilitatsioonisüsteemi kui erihoolekandesüsteemi maksumused. Võtsime kaasa ka selle teadmise, mis oli meil esimesest piloodist. Ehk siis kui palju omavalitsused kasutasid inimeste peale, iga inimese peale seda piloodis kavandatud raha. Ja tead, mis me tegime siis? Me korrutasime selle 2-ga
ja mis selle teise piloodi võlu on minu meelest, on see, et me ei pane inimesele hinnasilti külge. Me ei saa seda teha. Meie ei saa seda teha, sest meie ei tea inimesest nii palju. Seda saab teha kohalik omavalitsus, kelle juurde võrreldes nüüd esimese piloodiga tuleb ka nüüd juhtumikorraldaja, kelle töötasu me kinni maksame, et ta saaks keskenduda sellele teemale. Ja teenusosutajad, neid teenusosutajaid ei pea inimese juures olema ilmtingimata ainult üks, neid võib olla ka mitu. Ja me oleme arvesse tõesti võtnud selle, et kohalik omavalitsus, kes saab selle rahapoti endale terveks selleks ajaks, kui ta meie lepingupartner on, tema ise otsustab, kelle peale, kui palju ta rahalisi vahendeid siis saab panna. Kui on inimene, kes vajab rohkem tuge, saab ta siis sel juhul ka rohkem raha. See, kes vajab vähem tuge, see saab ka vähem raha, aga me ei ütle ette, kui suur see rahasumma saab olema. Küll aga, nagu iga eelarvestamisega, kohalik omavalitsus peab eelarvestama seda, et ta tuleks oma teenuse osutamisega ikkagi toime ka. Sest ega neid rahalisi vahendeid nüüd ülemäära palju ka ei ole, sest 700 inimesele teenuste korraldamine on ikkagi, kokku on ikkagi päris suur hulk raha. Aga see ei ole kummist. Täpselt nii palju raha meil on ja kui see raha saab otsa, siis saab ka leping otsa. Nii et Jannale siuke pikk vastus. Ma loodan, et sa said oma vastuse. Aga ma tean, et Katrin näitas mulle kellamärki, aga ma võtaksin veel küsimusi, kui selle eelarve kohta on, sest ma tean, et seda on iga aasta ikkagi päris palju sellist sahinat toonud. Ja kui kellelgi on veel midagi küsida, siis küsige. Ei ole? Nii, küsi pilootprojekt. Jõelähtme vald on meil. Ma mõtlen, kes me piloodist oli. Kas sellesse pilooti saavad tulla ainult uued inimesed? Kliendid, ma mõtlen. Pilooti saavad tulla need inimesed, kes täna on kodudes või siis ka need inimesed, kes on täna erihoolekande teenusel, aga nende teenuse vajadus on kas muutunud, mis iganes on selle inimesega juhtunud niiviisi, et talle saab osutada teenust seal isikukeskse erihoolekande mudelis. Mu jutu mõte on see, et ta ei saa olla mõlemas süsteemis korraga, ta ei saa olla riigisüsteemis ja selles piloodis. Ta võib tulla üle? Võib ikka üle tulla, absoluutselt. Aga sellisel juhul siis tuleb juhtumikorraldajaga kindlasti koostööd teha, et ma soovitan ta panna ikkagi juba üsna kiirelt ka järjekorda, et tal oleks tagatud see eelisjärjekorra koht, kui piloot hakkab üks hetk lõppema. Ja see ka muidugi, õige Katrin tuletas mulle meelde, et saab pilooti tulla ka see inimene, kes täna on järjekorras, kes teenusele pole veel jõudnud ja talle säilib ikkagi seesama järjekorra koht. Nii et see võimalus on ka kindlasti olemas. Nii, aga nüüd ma pean tõesti edasi minema. Kui teil piloodi kohta on küsimusi, siis Pille ja Kärt järgmisest nädalast. Ma annan siin sõna võib-olla Katrinile, aga ma olen ise siin kõrval, sest et siin tuleb natukene näpu viibutamist. Ma võtan selle enda kanda, kui vaja. Meil on see täna läinud natuke juba teemaks ka on olnud need haridusnõuded tegevusjuhendajale. Et te olete saanud sellel teemal pöördumisi ja kirju juba ja ma tean, et te kõik jõudsalt astute samme, et vastata haridusnõuetele, aga me korraks toome selle teile slaidide peale ka, et alates 1. jaanuarist siis saavad tegevusjuhendajatena töötada vähemalt keskharidusega inimesed ja erialase tegevusjuhendaja baaskoolituse läbinud inimesed. Sel juhul nad vastavad nõuetele. Lisaks siis need haridusnõuded, mis on kehtestatud sotsiaalhoolekande seaduses paragrahv 86, on loetletud ära need kõrgharidused või need eriharidused, kes ka sobivad. Ei tohi töötada tegevusjuhendajana inimene, kellel on põhiharidus või kes pole läbinud tegevusjuhendaja koolitust. Näiteks see inimene, kes on põhiharidusega ja on läbinud tegevusjuhendaja koolituse, ei vasta haridusnõuetele. Et saame teile tuua praegu veel nende nõuete osas ka sellise sõnumi, et Sotsiaalministeerium on ette valmistamas sotsiaalhoolekande seaduse muudatust,
me oleme seda nii-öelda eelnõu varianti esimest näinud ja tuleb sisse sinna siis selline täiend, et kui tegevusjuhendajad, kes asuvad tööle pärast 1. jaanuari, siis nendel on aega, praeguse seaduse projekti kohaselt, nendel on aega 2 aastat, et läbida see tegevusjuhendaja baaskoolitus. Et juhul, kui ta näiteks on keskharidusega ja tal ei ole seda baaskoolitust läbitud, siis tal on aega 2 aastat, et see läbida. Et selline täiendus tuleb nendele, kes siis tulevad alles tööle. Aga meil on väike sõnum ka nii-öelda meie siis kvaliteediosakonna järelevalve poole pealt, et juhul kui ei ole tagatud seda nõuet veel, et me teame, et see pilt on meil praegu selline, siis on tehtud juba need sammud, et me teame, et teenusosutajatega on võetud ühendust, kellega veel ei ole, siis kindlasti võetakse. Meie kvaliteediosakonnas on selleks eraldi inimesed. Ja kui tegevusjuhendaja nii-öelda on omandamas seda koolitust, siis lepitakse see kokku, et mis ajaks on kavandatud see hariduse omandamine nagu valmis saada. Et seal võib olla see, et on näiteks mingi töökohapõhine õppe või näiteks töötaja omandab praegu seda kõrgharidust ja siis ta ka vastaks nõuetele, et tehakse kokkulepped, nii-öelda need tuleks mõistliku aja jooksul, siis me eeldame, kui on kõrgharidus, siis on ju teada, millal on see norm lõpetamise aeg ja kui see aeg saab nagu läbi, siis meie poolt toimub kontroll, kas see kokkulepe on täidetud, kas MTR-is on need kanded muudetud. Et need on need kokkulepped. Kui nüüd asutus ei ole asunud tagama selle tegevusjuhendajate neid haridusnõudeid ja ei näe ka võimalust üldse, et olukorda parandada. No näiteks võib ju juhtuda see, et tal puudub keskharidus, ta on see baasharidusega ja on see nii-öelda baasharidus on läbitud, aga keskharidust ei ole. Või siis ka see, et töötaja keeldub minemast õppimas, siis on meile kvaliteediosakonna poolt ka öeldud see, et sellisel juhul on selge, et teenusosutaja ei astu samme ja meie saame kustutada selle töötaja MTR-ist. Me muudame vajadusel neid tegevusloal märgitud teenuse õigustatud isikute arvu, sest see on meie õigus ja sellest loomulikult SKA teavitab kohe ka siis teenusosutajaid. Ja mis see pilt nagu praegu on, et meil on kontrollitud neid asju, need numbrid erinevatel aegadel, kui me neid kontrollisime, on väga erinevad, mis meie tegevusjuhendajate kohta seal räägivad. Et viimane pilt tuli see, kus meil 55 asutuses on ikkagi veel tegevusjuhendajad, kes ei vasta nõuetele. Ja esimese selle ühenduse võtmise peale oleme nii-öelda saanud 38 asutuselt tagasisidet. Ja korrastamist vajas kohe nii-öelda 174 töötaja andmed, mis olid siis tegelikult korrastamata nendest 414. Et me nii-öelda astume neid samme ja püüame seda pilti siis paremaks nagu saada. Ja siin juures on teile selline väikene meeldetuletus, et see on teie kohustus, et need teenusosutajad, vahetult tööd tegevad teenusosutajad vastavaksid nõuetele. Teil on kohustus, et MTR-is oleksid andmed, mis vastavad tegelikkusele. Kui te jääte hätta nende tegelikkuse sammude tegemisega MTR-is, siis meie inimesed, meie kvaliteediosakonnas inimesed toetavad, nõustavad, käivad koos teiega läbi need sammud, et saaks õiged kanded sinna tehtud ja ära parandatud. Ja kui nii-öelda te tahate muuta midagi oma tegevusloas ja mingites asjades, siis tegelikult on teil kohustus 30 päeva enne kavandatavat muudatust, näiteks teie tegevuskoha muutus või teenust saavate isikute arvu muutus, siis seadusest tulenevalt on teil 30 päeva ette vaja sellest teavitada. Ja kui teil on nüüd mingi teist mitte sõltuv muudatus, töötaja läheb ära näiteks või tuleb uus tööle ootamatult või siis on see, kus te peate 5 tööpäeva jooksul tegema MTR-is oma kanded ja muudatused. Et pidage see nii-öelda meeles. Tahad sa siin midagi öelda või? Jaa. Tahtsin öelda, et see Katrin on nii viisakas. Tegelikult on niiviisi, et liiga palju on neid tegevusjuhendajaid, kellel ei ole haridusnõuded veel korras. Nagu ma enne ütlesin, siis meil on koolitajaid, kes koolitavad raha eest, aga meil on koolitajaid, kes koolitavad täitsa ilma tasuta. Palun kasutage seda võimalust, sest et enam selliseid SAS-i rakendussätete edasilükkamisi
ei tule, sest et keskhariduse omamine, tegevusjuhendaja koolitusel käimine, tunnistuse saamine, see on kvaliteetse teenuse üks baase, üks põhikomponente ja siin me ei saa enam teha nii-öelda tagasiandmisi, et me ei ole sellega lihtsalt enam nõus. Ja kui nüüd on niiviisi, et meil on teenusosutajad, kes ei saa oma tegevusjuhendajate haridusandmeid korda, siis täpselt see sõnum, mida Katrin ütles, jääb pidama. Ehk et need, kes on põhiharidusega, järgmise aasta 1. jaanuari seisuga teenust enam osutada ei saa, peate nad asendama. Need, kes on täna koolitusel ja nad ei saa uue aasta alguseks koolitust veel läbida, palun andke meile teada, millal koolituse lõpp tuleb kuupäevaliselt ja me kontrollime selle üle. Kui selleks kuupäevaks ei ole tunnistust käes, siis tuleb see tegevusjuhendaja välja vahetada ja nii ongi. Sest et tõepoolest, et see teenuse osutamise kvaliteet saab läbi tegevusjuhendajate hariduse ka natukene paremaks. Ja ma tean, et me oleme ajas lõhki, aga meil on kohutavalt toredaid uudiseid veel tulemas. Katrin räägib nüüd natukene positiivsemat sõnumit ka, mis puudutab statistilisi vorme, et minu näpuviibutus sai nüüd läbi tänaseks. Ma tahan siin teile nüüd öelda, et te kõik uue aasta alguses peate jälle täitma neid statistilisi vorme. Ja neid on nüüd siis 2019. aasta kohta küsitakse teie käest tegelikult riigieelarve väliste teenuskohtadel olevate inimeste kohta andmeid. Seal on see sugu, vanus ja teenuseliik. Need, kes on riigieelarvelisel kohal, nende kohta teie käest ei küsita, sest need andmed me saame ise. Küsitakse nii-öelda liikumist, need, kes lähevad liiguvad väljapoole erihoolekande teenuseid. Erihoolekande teenuste vahel liikumist me ei küsi, me teame seda ise, aga küsime sellist asja ja küsime ka teie teenusel olevate inimeste töötamise kohta praegu ja tegevusjuhendajate kohta küsime ka andmeid. Täna need andmed me ei saa kusagilt riiklikest baasidest veel väga hästi kätte ja me tõesti peame seal veel teie käest andmeid küsima. Ja küsitakse teenuse osutamise kulusid, neid, mis on riigieelarve välised eraldised, see, mis te saate Sotsiaalkindlustusametis riigieelarve vahendeid, neid teie käest ka ei küsita. Et selle võrra on teil palju vähem vaja sinna infot panna. Ja need asjad on juba kõik kättesaadavad Riigi Teatajast, te saate siit lingilt ka minna ja vaadata. Üks kiire info veel. Meie on jõudnud selline asi, et meie teenuse osutajad küsivad inimestelt, kohalikelt omavalitsustelt, eestkostjatelt puudeotsuseid. Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsus puude määramise kohta. Selle pole mitte mingisugust vajadust. Meil on suisa kohalikud omavalitsused on öelnud, et nad peavad meie käest saama kindlasti kätte puudeotsused, sest et erihoolekande teenuse osutajad neid nõuavad. Et on olemas loetelu, mis on need dokumendid, mida te peate koguma ja kui inimene tuleb teie juurde. Ja jah, võib öelda, et see punkt 5, muud dokumendid või nende ärakirjad, mis on seotud isikule erihoolekande teenuse osutamisega. Aga selleks, et inimesel on puue, seda ei pea tõendama Sotsiaalkindlustusameti otsusega. Näiteks, kui teil on kohalikust omavalitsust eestkostja, kui tema teeb teile staari keskkonna väljatrüki, siis seal on näha, mis puue on määratud, mis ajani see on määratud, millal see lõpeb. Et kui te peate toetama inimest uue puude taotluse täitmisel, siis teil on sealt kuupäevad näha. Selleks ei pea olema originaalne haldusaktid Sotsiaalkindlustusameti poolt. Täna küsib seda meil hambast, kui me lähme narkoosiga tegema, siis hambast nõuab meil puudeotsus. Aga oli just see ja nüüd on see, et järelikult ei küsi seda mitte erihoolekande teenuse osutaja, vaid see on hoopis hambaravi saamise jaoks. Sest nagu me saime aru, selle tasuta hambaravi puhul pole puue üldse oluline, eks ole ju. Nüüd selle narkoosi puhul võivad need asjad võib-olla olla seal, aga tegelikult peaks ikkagi vaatama, et võib-olla siin on taas jälle hambaraviarstide teadlikkuse teema, et nad küsivad midagi, mida tegelikult pole vaja ja saab äkki, sest puuet on olemas, on nähtud ka staari väljatrükis. Puue määratud, missugune puude raskusaste, kas kehtib või mitte, see on olemas.
et see on väga oluline. jah. jah, aga meie aeg on nüüd see teema, et on tõsiselt lõhki. Aga meil on paar asja. Ja meil on paar asja, mis me tahtsime teile kindlasti veel täna öelda. On see üks teema, mis puudutab meie töökorraldust. On see, et Esta Kajaste, meie väike ingel, kes menetleb teie esitatud arveid, läheb pensionile. Esta tahtis juba ammu minna, mina ei lubanud. Palusin tal ikka meile jääda. Aga tõepoolest nüüd alates 1. novembrist on meil erihoolekande arve menetlejaid 2. Üheks on Imbi Pärnsalu asukohaga Tallinn ja teiseks on Kristi Nöps, kes tuleb meile tööle Tartusse. Ja Imbi juba praegu usinasti harjutab, õpib ametit, et arvemenetlus nüüd kiiresti endale selgeks teha. Ja kui nüüd november tuleb kätte, siis ma kindlasti jagan teiega ka Imbi ja Kristi kontakte. Praegu ma veel seda ei tee, sest et praegu saate veel vajadusel Estaga ühendust võtta. Aga mis ma veel palun teie käest on see, et olge siis palun novembri ja võib-olla ka detsembri arvete menetlemise puhul kannatlik. Me kindlasti ei taha minna üle tähtaegade, aga võib-olla Esta nobedad näpud on veel natukene kiiremad kui meie uute töötajate omad, et siis natukene varuge seda kannatust. Ja teine asi, mis me tahtsime teile öelda, on see, et ma edastan meie juhtivspetsialistide Agnese, Urve ja Janeli palve teile teada anda, et 4. novembril saadame me erihoolekande teenuse osutajate listi tagasiside küsimustiku juhtumikorraldajate töö kohta. Miks me seda teeme? Ma juba näen, et mõni juhtumikorraldaja muigab. Muiake muidugi. See tegelikult ei ole mitte midagi hullu. Me, nagu iga organisatsioon, me tahame oma enda meeskonna kohta tagasisidet saada. Ja me oleme väikese küsimustiku teie jaoks kokku pannud ja olge kena, leidke see aeg ja andke meile täitsa kohe aus tagasiside, et see tagasiside ei tule nimeline teie poolt, ehk et ta tuleb teie poolt anonüümne ja silte me kellelegi kindlasti külge ei pane, lihtsalt me tahame tõepoolest oma töö kohta saada ausat tagasisidet. Ja üks asi veel, me saadame varsti kõigile teenuseosutajatele meelespea teenuseosutajate kohustuslikest tegevustest inimesele teenuse osutamisel. Sinna natukene on näpuotsaga juurde pannud ka meie enda tegevusi, aga me teeme seda sellepärast, et me tegime inimestele sellise väga lihtsa meelespea, kus me tuletasime meelde, et kui sa oled saanud otsuse, mis sa nüüd siis edasi tegema pead hakkama. Teeme teile ka. Enamjaolt me teame küll, et te teate, et tuleb mida teha, aga sellises lihtsas keeles me tahaksime ikkagi mõned teesid üle korrata ja varsti saame selle valmis ja saadame teile ka. Nii. Ja nüüd viimased küsimused. Lii, ole kena. Ühele varasemale teemale, see puudutab siis teenuse osutaja vastavust nõuetele. Meil käis äsja Terviseamet ja Päästeamet ja mõlemad olid väga hämmingus sellest, et me tahame 10 kliendiga elamise kohale saada mingisugust tegevusluba või tõendit. Ja, see on tõepoolest nii, see on meil tegelikult nüüd olnud teemaks paari teenuse osutajaga juba päris mitu aega ja kui varasemalt oli mõne aasta taguselt oli Skaal ja ministeeriumi seisukoht selline, et ei ole vaja alla 10 üksustes Tervisega Päästeameti tõendit, siis teate, me võtsime endale selle loa ja me vaatasime selle seisukoha üle. Me rääkisime seda pikalt ka Sotsiaalministeeriumiga ja saime ka sealt selle tõdemuse ja kooskõlastuse, et kui me tahame jällegi rääkida teenuse baaskvaliteedist, siis me tegelikult üks asi on haridusnõuded, mida me tahame, et teenuse osutajal oleks tagatud oma töötajatele. Ja teine on ka see, et need erinevad Terviseameti ja Päästeameti tõendid oleks olemas, mis lihtsalt kinnitavad seda, et see teenuse osutamise asukoht on kvaliteetne. Ja teate, me ei räägi seda niisama.
me võime küll uskuda, et teenuse osutajad on head ja tublid ja teate, enamus juhtudel ongi. Aga teate, meil on olnud ka selliseid juhtumeid, kus me läheme teenuse osutaja juurde kohale ja me ei suuda oma silmi uskuda. On väikesed teenuse osutajad, kogukonnas elamise teenus näiteks, kus tegelikult need ruumid ei ole elatavad. Terviseamet ei ole seal käinud, Päästeamet ei ole seal käinud. Kõik imestavad. Teenuse osutaja kehitab õlgu. Ja see on olukord, mida me ei saa lihtsalt lubada. Ja selle tõttu me oleme selle oma otsuse ümber vaadanud. Me tõepoolest soovime, et nii Terviseamet kui Päästeamet käiksid teie juures, annaksid oma tõendi välja. Millega meil on olnud probleeme, on olnud Terviseameti poole pealt lõunaregiooniga, et neid tõendeid saada, aga see on teema, mis on meil jätkuv ja kus me soovime koostööd Terviseametiga veel ja veel arendada. Aga jah, see on see seisukoht, mille juurde me jääme. Nii, on veel kellegi küsimusi? Jah. Ja tegelikult mitte küsimus, vaid annamegi sõna Indrekule. Ongi see küsimus, et kes siin jäänutest veel võiks soovi avaldada liituda erihoolekande teenuse pakkujate liiduga. Et mina olen seal üks liige ja me seal liidus oleme regulaarselt kohtunud, hoolimata kergetest ja rasketest aegadest. Reedel kohtume jälle Haapsalus seekord. Ja ongi üleskutse, et kui on siin inimesi, kellel on õigus ja võimekus osaleda erihoolekande teenuste nagu aruteludel, et siis teie organisatsioon võiks sinna liikmeks astuda. Näituseks hakkamegi kohe reedel arutama tegevuslubade temaatikate üle, et näiteks tegevusload on üle bürokratiseeritud meie arvates väga. Et kui te vaatate, inimene peab avalduse kirjutama, me peame inimese tervisetõendi sinna lisama, me peame sinna koolitustõendi lisama, me peame sinna haridusdiplomi lisama. Et miks see meie töö on? Seda võiks ju riik ikka teha, kes neid inimesi koolitab ja harib. Ja tervisetõend ei ole mitte nagu Sotsiaalkindlustusameti asi näiteks. Nii, ja teema lõpuks see palve siis ka meie poolt, et tegevusloa kontrolli ese võiks natukene lihtsam olla teenuse pakkujatele. Aitäh selle kommentaari eest. Ma tegelikult liitun väga selle Indreku üleskutsega, et meiega soovime tegelikult suhelda ühe väga tugeva liiduga. Teid on palju, te olete toredad, päriselt. Aga kui me teeme selliseid põhimõttelisi muudatusi või soovime põhimõttelisi seisukohti, siis on meil võib-olla kõigil lihtsam, kui me saame ühe suure sellise organisatsiooni poole pöörduda, kes koondab teenuse osutajate seisukoha ja saame siis seda kasutada seda teed pidi. Nii et selles mõttes me tõesti nõustume kindlasti sellega, mida Indrek ütles. Ja mis puudutab tegevusluba, eks me ootame selle sisendi ära ja siis mõtleme juba edasi. Aga meie poolt suur tänu, et te leidsite tee täna siia Türile ja ilusat koduteed teile. Kohtumiseni!